Kuidas me saame teada, millised ained on selle segu sees? Kuidas me saame teada, kas keemiline reaktsioon siin kolvis toimub ja annab soovitud saaduse või mitte? Lihtne ja kiire ainete lahutamise ning uurimise meetod nendele küsimustele vastamiseks on õhukese kihi kromatograafia. Õhukese kihi kromatograafia meenutab tööpõhimõttelt paberkromatograafiat, millega võid tutvuda meie eelnevas videos. Ka selle meetodi puhul liiguvad segu komponendid erineva kiirusega kaasa vedelikuga, mis liigub edasi poorses tahkises. Ent õhukese kihi kromatograafia lahutab ainete segusid paremini kui paberkromatograafia ja võimaldab analüüsida ka raskemini uuritavaid ainete segusid. Seetõttu kasutatakse õhukese kihi kromatograafiat sageli orgaanilise keemia laborites. Õhukese kihi tehnikas kasutatakse paberi asemel poorset ainekihti, mis on kantud näiteks plastikule või alumiiniumfooliumile. Selle plaadi puhul on ainekihiks silikakeel. Kui paberkromatograafia videos kasutasime segu lahutamiseks vett, siis õhukese kihi kromatograafias on vedelaks faasiks reeglina orgaanilised lahustid või nende segud. See segu lahus võib sisaldada 3 erinevat ainet. Üks neist on polaarne, teine keskmise polaarsusega ja 3. vähepolaarne. Millised neist 3 ainest siis sisalduvad selles lahuses? Kanname kapillaari abil stardijoonele uuritava segu X lahuse ja võrdluseks kõigi 3 puhtaine lahused. Enne voolutamist peavad kõik täpid plaadil ära kuivama. Siin keeduklaasi põhjas on kromatograafias kasutatav vedelik ehk vooluti. Meie katse puhul on selleks heksaani ja etüülatsetaadi segu. Kuna vooluti lendub kergesti, peab voolutusanumat plaadi kuivamise vältimiseks hoidma sulatuna. Voolutame plaadi, et saada kromatogramm. Vooluti liigub mööda silikakeeli pinda edasi. Vooluti on üsna vähepolaarne, sest koosneb mittepolaarsest heksaanist ja mõõdukalt polaarsest etüülatsetaadist. Plaadi ainekiht koosneb silikakeelist ehk gränidioksiidist, mille pind on kaetud hüdroksüülrühmadega. Selline pind on väga polaarne. Polaarsed molekulid seostavad tugevalt polaarsete hüdroksüülrühmadega ning jäävad seetõttu nende külge sageli ja pikalt kinni. Vähepolaarsed molekulid veedavad enamiku ajast vähepolaarse vooluti ehk liikuva faasiga kaasa liikudes ning seostuvad pinnaga nõrgalt ja harva. Seetõttu liiguvad vähepolaarsed molekulid voolutiga kiiremini kaasa kui polaarsed ja segu lahutub polaarsuse järgi komponentideks. Nüüd on plaat voolutatud. Võtame selle välja ja tähistame kiiresti frondijoone, mis näitab, kui kaugele vooluti liikus. Aga kuidas teha kindlaks, kui kaugele laigud liikusid, kui uuritavad ained ei ole värvilised? Paljude ainete laikuja tuvastamiseks võib kasutada UV-kiirgust. Valgustame plaati UV-lambi all ja tähistame laigud. Nagu näha, sisaldas segu X nii polaarset ainet B kui vähepolaarset ainet V, ent ei sisaldanud keskmise polaarsusega ainet K. Mõnikord muudetakse värvitu aine värviliseks ka keemilise reaktsiooni abil, kastes plaadi ilmutava reaktiivi sisse. Vaatame, mis juhtub plaadiga siis, kui see kasta kaaliumpermanganaadi lahusesse ja kuumutada. Kuidas iseloomustada aine laigu liikumist täpsemalt? Sellest kasutatakse retentsioonifaktorit RF, mis on aine laigu läbitud vahemaa jagatuna vooluti läbitud vahemaaga. Aine läbitud vahemaa on kaugus stardijoone ja laigu keskpunkti vahel ning vooluti läbitud vahemaa kaugus stardi ja frondijoone vahel.
kuidas muutub laikude liikumine, kui kasutada väiksema polaarsusega voolutit, mis sisaldab rohkem heksaani, aga polaarsemat voolutit suurema koguse etüülatsetaadiga? Proovime järgi. Miks liikus aine K polaarsemas voolutis kaugemale kui vähepolaarsemas? Mida polaarsemaks muudame vooluti, seda paremini suudab see konkureerida silikageeliga, mis on samuti polaarne. Seetõttu veedavad uuritava aine molekulid enam aega liikuvas faasis ja liiguvad plaadil kaugemale.